See eelnõu pakub taas säästu sotsiaalkulude arvelt, seekord töötute arvelt. Töötutoetusest jäävad ilma need, kes kasvatavad lapsi, ja ka need, kes õpivad. Kolmas kategooria on vanglas viibijad. See tähendab, et laste kasvatamine ja õppimine on selles seaduses võrdsustatud kuriteo eest karistuse kandmisega. Ja see ise on juba kummaline. Nende muudatusega soovib valitsus säästa 2 miljonit eurot aastas. Ja see paistabki olevat eelnõu peamine eesmärk. See eesmärk, nagu ka eelnõu sisu, tekitab kahtlusi. Sotsiaalvaldkond ei ole see valdkond, mille arvelt peaks kokku hoidma. Eesti kulutab täna sotsiaalvajadustele 15% SKT-st. See on 2 korda vähem kui Prantsusmaal, Soome või Austria. Sotsiaalkulude tasemelt oleme Euroopas viimaste seas. Inimesed, kes on sunnitud riigi abile lootma, on tänases Eestis määratud vaesusele. Ja see ei ole normaalne tänases Euroopas. Sotsiaalkulud ei peaks vähenema, vaid kasvama. Riigil on selleks ka kõik võimalused. Näiteks, kui vähendame riigihalduse kulusid poole võrra, saame eelarvesse juurde 500 miljardit eurot. Hullumeelsest rohepöördest loobudes säästame veel mitusada miljonit. Käesoleva aasta eelarves on umbes 3 miljardit eurot eraldatud mingite organisatsioonide ja ettevõtete toetamiseks, kelle nimekirja ei ole keegi senini näinud. Ma ei hakka pikalt rääkima, et see toob võimalusi korruptsiooniks. Märgin vaid, et ka sealt on võimalik sotsiaalsfääri jaoks vahendeid leida. Tarbetutu kulutuste vähendamine ja majanduskasvu taastamine. Need on allikad sotsiaalkulude suurendamiseks. Toetuse saajad ei tohiks elada vaesuses ja riikliku ravikindlusega inimesed ei peaks ootama arsti juurde pääsemist aastaid. Aitäh!